Meie teine jalgrattaretk viis meid seekord Tallinnast välja. Alustasime päeva esimeses pooles Balti jaamast, kus istusime rongi peale ning sõitsime Kloogale. Seal tutvusime natukene Kloogaga ja selle lähiümbrusega ja seejärel võtsime suuna Keilasse, kus tilutasime ka ringi ja vaatasime, mida ilusat on Keilas näha. Ning sealt edasi viis sõit meid siis Laagrisse, kust istusime taas rongi peale ning rong tõi meid Balti jaama, kus siis lõpetasime seekord oma tripi õhtul kuskil 6-7 paiku. So what did you enjoy about this trip? Or did you enjoy anything about this trip? Yeah, I enjoyed it. The weather, especially the weather was really nice. And there was this part of the road where we choose this like thinner road, not so crowded road from I think Klooga until halfway to Keila, I would say. And this was really, really quiet road, not a lot of cars, and it was a good road and made fun to drive on it. I think it was the good idea also that we chose not only there, but afterwards also on the halfway to Keila, this other road, not the straight road, which would have been right beside the highway, but it took also another road, which was slightly longer, but also more quiet. And we saw the horses there. True. Ja minule selle retke puhul meeldis esiteks see, et nägi hästi palju erinevaid kohti, erinevaid väikelinnu nagu Klooga, Keila, Laagri. Ja mis oli eriti hea, oli see, et vastavalt oma füüsilise võimekusele igaüks sai valida, kus kohas ta ise selle retke enda jaoks lõpetab, kuna me ei olnud kunagi kaugemal kui mõni kilomeeter raudteejaamast või raudteejaamast. Ehk siis osad lõpetasid matka Keilas, osad Sauel ja osad panid võiduki lõpuni Laagrisse välja ja kui sa tegelikult isegi tahaks veel pikemaks oma matka teha, siis ei peaks ka Laagris rongi peale minema, võid lõpuks oma koju välja sõita, sest Laagri on sisuliselt juba Tallinnas. Teine hea asi, mis mulle väga meeldis, oli loomulikult ilm, mida ka Peeter mainis ja see, et sai jälle hobuseid näha, et on võimalus ka sellel hetkel ühest karjakoprist mööduda. Ning väga tore üllatus oli, et alates Sauest kuni Laagrini on suurepärane väga mõnus jalgrattatee, mis on mõeldud ainult jalgratturitele ja seda sõita oli puhas rõõm. Loodan, et peagi on kogu Eesti ja Tallinn kaetud sarnaste rattateede võrgustikuga. Aga aitab meie jutust, vaata nüüd järgnevatest fotodest ja videoklippidest ise, milline nägi välja meie seekordne retk. Kui kõht on tühi ja on vitamiini puudus, siis väga heaks söögiks on matkal need kuusepungad. Kuusa pehmed otsakesed. Need on tõeliselt C-vitamiini pommid ja neist saab ka salatit teha. Ja neid on mõnus matkal vahepeal läks krõbistada.